Iga päev me õpetame oma lapsi lugema, kirjutama, korrutama ja jagama. 12 aastat õpivad nad koolis humanitaar-, reaal-, loodusaineid ja palju muud. Samamoodi peaksime õpetama neid ka oma elu planeerima. Edasiõppimise ja ametite kohta soovivad lapsed ikka esmalt saada nõu oma vanematelt või õdedelt, vendadelt või sugulastelt, tuttavatelt, kelle käest siis ikka küsida. Selles videos saab mõtteid ja ideid, kuidas neid toetada oma edasise elu kujundamisel. Karjäär on inimese pidev areng, nii töötamise kui õppimise mõttes. Iga inimene teeb oma valikuid ise ning juhib oma karjääri. Tänapäeval on olulised suhtlemine, koostöö, initsiatiivikus, vastutustunne, paindlikkus ja kohanemisvõime ning multikultuurne suhtlus. Selleks, et teha tulevikuplaane, õpi tundma iseennast ning töömaailma. Unista, sea sihte ja tegutse. Otsustamine on igaühele meist päris keeruline. Mida teha, et aidata lapsel otsuseid teha? Selleks on päris palju võimalusi, et leida vastuseid küsimustele, mis aitavad edasisi plaane teha. Näiteks, mida võiks laps iseenda kohta teada? Millised on tema huvid, tema omadused, kuidas arendada tema võimeid? Või siis, millised on võimalused oma unistusi ellu viia? Milline on haridusmaailm, erinevad haridustasemed? Mida kujutab endast töömaailm? Kuidas analüüsida, mis lapsele sobib, mis on temale võimete kohane ja millised on meie võimalused? Ja kuidas teha esimesi samme? Näiteks, kui erialavalik on olemas, siis saab analüüsida juba oma võimeid, et kas jätkata kutsehariduses või kõrghariduses. Kui aga erialavalikut veel ei ole, siis saab aidata teda valdkonna väljaselgitamisel. Võib-olla on tal tehnoloogia huvi, võib-olla on tal inimeste huvi, võib-olla on loomadega tegelemise huvi. Ja kindlasti püüda teda innustada töö- ja õpilasvarjuna tutvuma nende erialadega. Mina isana soovin loomulikult, et mu laps oleks õnnelik, enesekindel, et ta saaks elus hästi hakkama. Ja mul on lapse arengus selles mõttes väga tähtis roll, et tal kujuneks välja positiivne enesehinnang. Oma lapsele olen ma kuulaja. Ma julgustan tihti oma lapsi rääkima oma tulevikuplaanidest, fantaseerima nendel teemadel ja selle kõige arutelu käigus olen ma pigem julgustaja, kuulaja kui nõuandja. Olen ka motiveerija, julgustan ja toetan alati oma last ja selle eesmärgiks on see, et lapsel areneks välja positiivne enesehinnang. Lapsevanemana olen ma ka väga oluline eeskuju. Laps jälgib väga täpselt, kuidas ma suhtun töösse, kuidas ma võtan vastutust, mida ma tööst räägin ja ma räägin alati oma lapsele väga erinevatest kogemustest, nii positiivsetest kui negatiivsetest, et lapsel oleks võimalik kõigist õppida. Minu kohustus lapsevanemana on olla ka tingimuste looja. Kui palju ja milliseid kogemusi noor saab, sõltub suuresti minust. Noore silmaringi avardamiseks on palju erinevaid võimalusi. Koostöötamine, perevestlused, laagrites käimine, perereisidel käimine, huvialadega tegelemine ja ühiskondlikus töös osalemine. Olen ka oma lapse juhendaja, õpetan teda erinevates olukordades toime tulema. Õpetan suhtlema, aega planeerima, probleeme lahendama ja koostööd tegema. Lapsevanemana olen ka tasakaalustaja rollis. Aitan lapsel mõista, et oma aega tuleb jagada pere, sõprade, õpingute ja hobide vahel. Lapse arenedes muutuvad tema rollid. Õpilasest saab töötaja ja noorukist lapsevanem. Võimalusi oma last toetada on veelgi. Olen suhtlemisoskuste õpetaja. Õpetan oma last suhtlema teistega mängimisel, koolis, tulevikus tööturul. See on ülioluline. Samas aitan ka peres luua piire. Piirid loovad turvalisust.
hea kontakt, usaldav ja armastav suhe oma lapsega aitab mul end kehtestada ja samal ajal säilitab head kontakti lapsega. Ma usun, et hea kontakt lapsega on ülioluline. Saan jagada oma lapsele ka infot. Laps saab küll palju infot internetist, sõpradelt ja koolist, aga ka perel on siin oluline roll. Et me räägime päris tihti ametitest, töömaailmast, valdkondadest, mida mina tunnen, et arutame töömaailma. Oma last saab alati toetada. Samas on vaja meeles pidada, et erinevas vanuses lastel on erinevad huvid ja hea oleks nendega arvestada. Väiksematele lastele on päris põnev tutvustada erialasid ja ameteid läbi mängu. Miks mitte ka algklasside õpilasi kaasata ühistesse tegevustesse ja läbi erinevate mängude proovida aru saada, mida üks või teine eriala endas tegelikult sisaldab. Teismelisega suhtlemisel on oluline meeles pidada, et nende kiire füüsiline areng ja hormonaalse tasakaalu muutumine võivad mõjutada nende emotsioone. Võib-olla nad on tõrjuvad, võib-olla tahaksid nad rohkem olla üksi. Püüa mõista, kas nad vajavad lihtsalt jutukaaslast või soovivad nad sinult nõu. Nendega koos tegutsemine aitab omavahelist kontakti saavutada päris üllataval moel. Märka, mis last huvitab. Julgusta teda tegelema oma hobidega ja aita tal seostada hobisid igapäevase eluga. Aita tal astuda see esimene samm oma eriala ja õpide valikul. Vanemad toetasid mind igakülgselt. Õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis geotehnoloogiat ja praegu töötan inseneribüroos. Olen oma valikuga väga rahul. Kui sa soovid karjäärialast infot ja toetust, pöördu julgesti karjäärispetsialisti poole.